Inimesi tuleb usaldada. Et paljud asjad, mida kõigepealt selle pehme poole pealt just see, et Nõmme on siin Lenini sõnu korrata, aga tõesti kaadrid otsustavad kõik, et kogu enda ümber inimesi, kes väärtushinnangutelt sinuga sobivad. Uues meedias on see pluss veel, et nad ei peagi oma ala spetsialistid olema, kuna kõik on õpitav. Ja kui sul on head inimesed, kellega väärtushinnangud on sarnased, siis sa võid ükskõik mida teha, võid mägesid liigutada. Et kui sa teed mingid kompromisse selles suhtes, et võtad pigem mingi spetsialisti, kes nagu tiimi sobis, varem või hiljem ta kukub ikka välja. Et see on nagu kompromissi pole mõtet teha lihtsalt. Parem nagu jätta see auk mingiks ajaks nii kaua, kuni sinna õige inimene leitud, kui et nagu iga hinnas seda ära täita. Ja inimeste nagu vahetamine, see on võib-olla see, mida kuna mina olen selline emotsionaalse intelligentsuse nagu poole esindaja, siis see on mul nagu, kui üldse vaadata neid juhi kohustusi, eks, me rääkisime sellest rutiini poolest, siis see on minu jaoks nagu psühholoogiliselt kõige raskem. Aga see on see, kus ma nagu sunnin ennast nagu otsused vastu võtma ja käituma, eks ju, jäigalt, eks, kui on lahkuminekud. Eks, ja tegelikult, aga ka seal saab leida alati sellist positiivsest poolt, et tegelikult alati, kui see inimene siia ei sobi, siis tegelikult on kuskil koht olemas, kuhu ta sobib perfektselt. Ja see, mida iga päev, mida sa teda siin hoiad nii-öelda vales kohas, siis tegelikult alateadlikult tunneb seda ise ka. Ja sa tegelikult hoiad kinni inimese arenguvõimalust, pidurdas seda. Ehk teed kaks vale otsust korraga, tema suhtes kui ka oma organisatsiooni suhtes. Ja mida kiiremini sa seda lõpetad, seda parem. Ja nüüd on ainult küsimus see, et väga paljud ehk enamus inimeste jaoks see ei jõua kohale, kui ma talle seda seletan. See mõjub talle vabandusena või ettekäändena, eks ju, mida ta tegelikult ei ole. Aga ma arvan, et aastad hiljem jõuab kohale ja selles suhtes on nagu hea tõdeda, et inimesed, kes siit on lahkunud ja isegi need, keda mina olen lahkuma sundinud, kes ise veel pole siis aru saanud, me teretame ja räägime juttu ja me saame nagu hästi läbi. Et sõpru nende hulgas ei ole, et sõbrad on kõik jäänud, aga mingit niisugust nagu vihapidamist ei ole. Okei, ühesõnaga see inimeste pool. Siis teine pool, et kuidagi, see on selles suhtes on see, mis ma nüüd räägin, selles suhtes on juba raske anda selliseid konkreetseid vihjeid või mida siis teha, on see, et see kultuur ettevõtte sees peaks olema nii, et sa tunned, et sinu väärtus on täpselt sama, mis, ma ei tea, 2 kabinetti edasi minna sinna, kus inimesed on ühes kambas tööl, kes võib-olla saavad 10 korda vähem palka kui mina, eks ju. Aga tema väärtus, tema tunneb, tema väärtus on samasugune kui minu väärtus. Et on situatsioone, et mängida nagu välja või ütleme, võimaldada selliseid situatsioone, kus nagu sa oled kõikidega koos, te räägite ühest asjast, eks ju, ja kuigi sinu nägemus on võib-olla või pilt on palju laiem, eks ju, sa lased temal ka särada. Ja seda on väga raske nagu öelda, et mida sa selleks teed, et inimesed tunneks nagu ühena, mitte see, et on kuskil juhtkond olemas, kes käib, ma ei tea, siin, millal umbes pähe tuleb ja ei ole kunagi kohal, kui need on vaja. Et see on hästi nagu inimeses kinni, et ühesõnaga mingi osa näiteks minu ajast kulub selle peale, et tekivad mingid inimesed, eks ju, väga erinevates kohtades ettevõttes, kellega sul on selline inimlik kontakt, eks, ja kelle sa pühendad aega, eks, kes käivad nii-öelda sinu juures vaibal, mitte absoluutselt taga rääkimas kedagi või endale mingid tingimusi lünimas, seda nad ei saa ka, sest vahepeal on nii palju astmeid, et see oleks lihtsalt nagu võimatu, sest meil käib väga selgelt nii, et ma võin siin Eestile mingi idee anda, aga kui Eesti juht otsustab, et see eelarvesse ei mahu on, siis visatakse prügikasti. Kuigi ma olen täiesti kindel, et see on nagu hea idee. Eks, et kui mina maha ei müü midagi neile, kellele ma olen õiguse delegeerinud, siis seda ei juhtu, mida mina tahan. Eks juhtub täpselt nendest raamidest, mis ma olen neile delegeerinud. Kui ma neile müün idee maha, siis me leiame koos võimalused, kuidas seda teha, ka eelarve välis.